Aasta esimese meistrite nurgaga alustame loomulikult puumarketist. Seekord on plaan valmistada taas üks pink. Pinki oleme me ennegi valmistanud. Seekord läheneme siis jälle uue nurga alt. Materjaliks kasutame Thermomänd radiaatat, mis on sellise pruuni tooniga. Aga see ei ole kõik, mis meil vaja on. Käime läbi ka Hammerjackist. Ma olen kaasa sellise põneva pitskruvi, millega saab panna erinevaid puitdetaile täpselt täis nurga alla, nii et saab olema põnev katsetus. Nagu ma mainisin, et seekord teeme jälle midagi natukene teistmoodi selle pingi juures, siis selleks nõksuks on see, et ma ühendan pingi jalad omavahel sellise huvitava nurga all puurimise lahendusega. Inglisekeelne nimetus sellele on pocket hole ühendus. Ma ei ole kindel, kas eesti keeles sellel üldse vastet on, aga see mõte on siis see, et sellise rakise abil saab üsna terava nurga all puurida kinnitatava detaili sisse augu ja siis sealt nurga all lasta teise detaili sisse kruvi. Ja tehniliselt tähendab seda, et kruvid jäävad peitu. Kohe ma näitan, mis see tähendab. Aga ennem kui kruvimiseni jõuame, lõikame endal jupid välja. See pitskruvi, mis ma Hammerjackist võtsin, see ongi selle jaoks, et ma saaksin need detailid täpselt täis nurga all ilusti kokku panna ja miski neid nii-öelda paigal hoiaks selleks hetkeks, kui ma hakkan neid kokku kruvima. Sest eks neid saab ju käsitsi ka paigal hoida, aga ütleme niimoodi, et üksinda toimetades on ikkagi hea, kui pitskruvi kinni hoiab. Kui me nüüd vaatame, et see on nii-öelda meie pingiala raam, siis kuidas need kaks detaili omavahel ühendada. Loogiline oleks see, et me puurime siit augud läbi ja paneme kruvid otse läbi. Seega need kruvid jääksid siit külje pealt näha, mis antud juhul ei ole meie soov. Me ei tahaks, et need kruvid sealt näha on. Seega oleks vaja kuidagi kruvi saada siit poolt teise detaili sisse. Ja siin tulebki mängu nüüd see kaval tööriist, mille me kinnitame siia sisse poole detaili külge. Ja nüüd pole muud, kui proovime selle augu sisse puurida. Selle puuri stopper siis on meil seadistatud täpselt niimoodi, et see auk saaks meile just õigele sügavusele. Kruvi kohe järele ja selle jaoks on ka selline spetsiaalne pikk otsik, et tavalise lühikese otsikuga ei ulataks seda kruvi keerama. Nõnda. Ja nüüd on siit näha. Auk läheb diagonaalis sisse ja kruvi otse järgi. Ma lisan siia selle rakise ja detaili vahele veel ka väikese vaheliistu. Seda sellepärast, et ma tahan lihtsalt, et see auk oleks natukene kaugemal, kuna mänd on selline pehme puit, et seal jääks rohkem materjali, mis seda kruvi siis lõpuks hoiab. Väga mõnusalt kergelt lõikab, eks sellepärast puu on uus ka. Niimoodi seisab ja alt on siit kinnitused ja ots on siit puhas. Pingilaudades kasutame me siis seda termotöödeldud radiaatamändi, mis näeb selline kena tumepruun välja ja ma arvan, kui see ära õlitada, siis lööb see tõeliselt särama. No termotöötluse eelis on kindlasti see, et iga materjal on natukene niiskus kindlam, peab paremini vastu ja kuna tegemist on sauna eesruumiga, siis ma usun, et see on hea materjali valik. Kuna selle männi pinda on üsna lihtne ära kriipida, siis ma panen siia väiksed pehmendused endal alla, et kui ma sellega toimetan, siis ma ehk teen sellele natukene vähem viga. Nii, jätame endal loodimisklotsidega ka väiksed vahed laudade vahele. Siis on natuke paisumisruumi, sest igasuguses niiskes ruumis kasutataval puidul peab alati olema paisumisruum. Varem või hiljem hakkab see kuskile poole kas paisuma või kokku tõmbuma. Ja kui seda varuruumi pole, siis lõpeb asi puitmaterjali purunemisega.
üldjuhul pinkidel ainult jalgadest on vähe. Kui need jalad on selliselt laua külge kruvitud, siis tegelikult pikas perspektiivis võib tekkida oht, et see pink hakkab kõikuma ja selleks mingisugune tugi pannakse vahele, kas pannakse mingi diagonaal või mingisugused muud põikipuud. No meil see pink läheb täpselt ühte seinavahelisse niši, ehk siis tegelikkuses me ei peaks midagi sellist panema, sellepärast kahelt poolt on sein vastas ja see pink ära laguneda ei saa. Küll aga siiski me paneme siia nii-öelda natukene siukse jäigastamise mõttes ühe lauajupikese või õigemini ühe siukse prussijupikese vahele, mis teeb selle asja natuke stabiilsemaks, kas või nendeks hetkedeks, kui me seda pinki käsitleme ja ühest kohast teise viime. Panen selle ainult taha külge, kuna siia all hakkavad tulema sellised kastid, kuhu saab asju sisse panna ja seega peab siit alt olema tühi ruum. See on ka põhjus, miks diagonaalid siia ei saa tulla. Üks pink jälle tehtud, seekord kasutasin sellist tehnoloogiat, loodan, et saite siit häid mõtteid ja saate üht-teist sarnases stiilis järele teha.